Kas Hispaania liikmesus NATOs peatatakse? Selle kohta pole midagi ametlikku. Tegemist on Reutersi agentuuri poolt saadud lekkega, mis viitab anonüümsele allikale Pentagoni sees. Selle lekke kohaselt kaaluvad Ameerika Ühendriigid võimalusi karistada liitlasi, kes ei järgi USA välispoliitilist joont. Atlandi alliansi lepingud ei näe ette liikmesriigi peatamist. Elame ajastul, kus see, mis on paberil kirjas ja tegelikkus ei langa alati kokku. USA agressiooni ajal Iraani vastu läks Hispaania peaminister Sánchez kaugemale pelgast oma lennubaaside kasutamise keelamisest. Erinevalt teistest Euroopa liitlastest keelas Sánchez ka õhuruumi kasutamise USA lennukitele, mis suundusid Iraani. USA tavapärased operatsioonid Hispaanias jätkusid, kuid kõik sõjaga Iraani vastu seotud tegevused takistas Hispaania aktiivselt. Aga see on vaid kahe riigi suhete halvenemise tipp. Näiteks Palestiina küsimuses on Sánchezil veelgi rohkem probleeme. Ta on korduvalt kritiseerinud Iisraeli USA telge ning rahvusvahelise õiguse korduvaid rikkumisi. Lisaks on see üks esimesi Lääne-Euroopa riike, mis tunnustas Palestiina riiki. 2025 aasta juunis tõmbas Sáncheze valitsus Trumpi viha enda peale, kuna keeldus tõstmas sõjalisi kulutusi 5%-ni SKP-st. NATO tippkohtumisel suutis Trump sundida kõiki Atlandi alliansi riike suurendama sõjalisi kulutusi. Kõiki peale Hispaania. Ja 2025 aasta oktoobris vihjas Trump selle seose tõttu avalikult võimalusele Hispaania NATOst välja visata. See loogika ei oleks mitte ainult karistuslik, vaid Ameerika Ühendriikide strateegias aitaks see liitlasi korrale kutsuda ja kaasata neid oma poliitikasse. Selle administratsiooni poolt kasvab frustratsioon NATO liitlaste suhtes, kes püüavad end vabastada üha tasakaalutumast, kaootilisemast ja avalikult agressiivsemast USA poliitikast. Aga mida teie arvate? Nagu tavaliselt leiate lisateavet kommentaaridest või kirjeldusest.